E-toetuskeskkond on struktuuritoetuste iseteeninduskeskkond, kus klient saab esitada taotlusi ning projekti elluviimisel nõutud aruandeid. See keskkond on ühine kõigile Euroopa Liidu struktuuritoetusi vahendavatele rakendusüksustele. Keskkonna kasutajatel on e-toetuses toimetamiseks ühesugused õigused. Neid õigusi pole erinevate kasutajate rollidega piiratud. E-toetuse keskkonda sisenedes näete üksnes neid projekti taotlusi ja rahastatud projekte, kus olete kontaktisikute loetelus. Vaikimisi on kohe avatud rahastatud projektide töölaud. Sellele viitab ikooni all olev joon. Kuvatakse kuni 5 kõige aktiivsemalt kasutuses olevat projekti. Teised projektid on peidetud, neid saate nähtavale tuua, vajutades lehe lõpus olevale nupule. Rahastatud projektide kõrval on taotlused. Sellel töölaual on teiega seotud erinevates taotlemise seisundites projekti taotlused. Roheline nupp Alusta uut taotlust avaneb taotlemise sisestamise aken. Esmalt tuleb teil valida nimekirjast soovitud taotlusvoor. Taotlusvoorud on grupeeritud rakendusüksuste kaupa ja tähestikulises järjekorras. Seejärel anna taotlusele nimi, see on muudetav kuni taotluse esitamiseni. Salvesta nupule vajutades avaneb taotlusvorm täitmiseks. Lehekülje päises on sisse logitud isiku nimi ja selle kõrval on sinine hammasratta ikoon Seaded. Siit saate soovi korral muuta vaikimisi määratud e-toetuse sündmuste teavitusi. Valikud on keskkonnaülesed. Siin on ka loetelu projektidest, kus olete teavitusi tellinud. Nende projektide juures olete märkinud, et soovite sündmuste teavitusi e-postile. Rahastatud projektid. Igal projektil on projektikaart, mis koondab kokku projekti andmed ning elluviimisel tehtud erinevad toimingud. Kaardil kuvatakse projektide eristamiseks põhiandmed, aktiivsed ja juba toimunud tegevused. Projekti nimele vajutades avanevad projekti andmed. Tegemist on projekti taotlusega, mis rakendusüksusele toetuse taotlemiseks esitati. Taotluse erinevad lehed on hallil ribal, aktiivse lehe sakk on valge. Rahastatud projekti taotlus ei ole muudetav. Muuta saab ainult kontaktisikuid, taotleja ning partnerid ja maksesaajad lehel. Kontaktisiku muutmiseks vajutage avaandmed muutmiseks. Nüüd on kontaktisikute loetelu aktiivne. Iga isiku juures on nähtavad vaatamise, muutmise ja kustutamise nupud. Uue kontakti lisamiseks vajutage lisakontaktisik ja täitke avanenud aknas olevad väljad. Lahtrisse isik soovib saada teavitusi e-postile, tehke märge siis, kui kontaktisik soovib projektiga seotud sündmuste teavitusi oma e-posti aadressile. Teavituste seadistamine toimub seadete alt. Kontaktisikule antud volitused lisage lisadokumentide alla. Lehel partnerid ja maksesaajad toimub partneri kontaktisiku lisamine samamoodi. Projekti elluviimisel on näitajate lehelt võimalik vaadata näitajate täitmist. See veerg ilmub, kui projektil on kinnitatud aruanne. Kuvatakse viimase kinnitatud aruande andmeid. Eelarvelehel saate jälgida ka eelarve täitmist. Tegevuste lõikes on näha välja makstud abikõlblikud summad ja menetluses olevate kulude summad. Rahastajate lehelt saate jälgida eelarve täitmist rahastajate lõikes. Projekti andmetele on lisandunud uus leht, hanked ja lepingud. Selle kasutamise kohta on eraldi juhend. Vasakule tekkiv tulp on vähendatud kujul projektikaart, kus üleval on ligipääs projekti andmetele ning selle all tegevuste ja ajaloo tulbad. Tagasi projektide vaatesse saate, kui vajutate töölauale. Projekti seisundi juures vaata ajalugu on link, mis avab seisundite akna. Viimase seisundi juures on projekti taotluse rahastamise otsus.
Selle vaatamiseks vajuta seisundi ees olevat noolega nuppu ning ava otsuse fail. Siit leiate ka taotluse erinevate versioonide failid. Pange tähele, et samasse aknasse satute, kui vajutate projekti andmete lehel olles seisundile. Koordineerija on teie projekti rakendusüksuse poolne kontaktisik. Vajutades Saada teade, avaneb e-kirja aken ja saate rakendusüksusele kirja saata läbi e-toetuse postkasti. Tegevuste tulbas saate rakendusüksusele esitada erinevaid aruandeid või jätkata pooleli jäänud aruannete täitmist, esitada maksetaotlusi, aruandeid ja muud infot. Ajaloo tulbas kuvatakse juba toimunud tegevusi. Nähtavad on viimased 5 tegevust. Kui esitatud maksetaotlus või aruanne vajab rakendusüksuse hinnangul täiendamist, siis see kuvatakse uuesti tegevuste tulbas koos täitmise tähtajaga. Tegevuste tulbas kuvatakse kõige rohkem tähelepanu vajavad tegevused. Tähelepanu juhtimiseks kasutatakse tegevuste juures värvitäppe, roheline, kollane ja punane. Punase täpiga tähistatakse tähtaja ületanud ja kollasega peatselt läheneva tähtajaga tegevusi. Kui tegevusi on rohkem, siis mõlema tulba lõppu ilmub link Vaata kõiki. Sellele vajutades avatakse tegevuste töölaud, mis on jagatud 2. Järgmised tegevused ehk nii-öelda tegevuste tulp ja toimunud sündmused ehk ajalugu. Vaikimisi on tabelis eespool kõige kiiremat sekkumist vajavad tegevused. Tabel on sorditav veergude lõikes ning erinevaid tegevusi on võimalik sündmuse liigi järgi otsida. Tabeli ühel lehel kuvatavat kirjete arvu on võimalik muuta. Toimunud sündmuste vaade käitub samamoodi, kuid siin on võimalik otsida tegevusi lisaks sündmuse liigile ka toimumise aja järgi.